Kätte on jõudnud Human Designi võtmes transiit väravas 7. Ja värav 7 on minu meelest üks üliäge identiteedikeskuse aktivatsioon. Ehk siis arhetüüpne energia, mis on seotud sellise olemusliku liidriga. Et kuna tegemist on jupikesega alfa kanalist, siis mulle on hästi meeldinud värav 7 kirjeldada nii alfa kutsikate kui siis ka emaste lõvide praidi näitel. Ja see transiit tegelikult kutsubki sind ennekõike juhtima iseennast, juhtima oma elu. Ehk siis aktuaalseks tõenäoliselt muutuvad ka sinu jaoks praegu kõik tuleviku ja tuleviku suunaga seotud küsimused. Ja hästi loogiliselt, hästi pragmaatiliselt, kuhu ma liigun, kas ma üldse liigun kuhugi. Kas ma päevad läbi lihtsalt rööprähklen? Kas ma kogu aeg panustan oma aja energiaga kellegi teise unistuste visioonide realiseerimisse? Või ma päriselt juhin iseennast? Ja kui ma juhin iseennast, siis kuhu ma teel olen? Sellepärast, et ma olen hästi tihti kasutanud ka teist kujundlikku näidet, et väga tihti võib tunduda, et kui sa nagu kogu aeg aerutad, siis sa jõuad kuhugi välja. Aga kui sa oled avamerel ja sa kogu aeg aerutad ringiratast, siis sa lihtsalt väsitad ennast ära jõudmata kuhugi ja liikumata edasi. Ehk siis, kuhu sa teel oled ja kas need valikud, mida sa oled varem teinud, ennekõike võib-olla sellel eelneval poolaastal, kas need viivad sind soovitud tuleviku poole? Sellepärast, et kui me tahame edasi liikuda, tihtipeale tuleb ka millestki lahti lasta. Ja võimalik, et praegu on ka sinu elus selline pöördeline hetk, kus midagi tuleb vabastada. Võib-olla tuleb vabastada mingi osa enda identiteedist, võib-olla tuleb vabastada mingid harjumused, mingisugused asjad, mingisugused energialekkekohad, mis tähendab seda, et võib-olla ka mingisugused inimesed, nendega tuleb suhtlemine ära lõpetada. Ehk siis, kuhu sa liigud ja kas sa liigud kuhugi, kas sa julged päriselt valida enda suuna, enda sihi, enda unistuse visiooni. Ja teine pool värav 7 on ikkagi see, et tegemist on liidriga ja sünnipärase liidriga ja sina ka ilma selle aktivatsioonita võid muud moodi liider olla. Aga tead mis? Enamus liidreid tänapäeva maailmas, tõelisi liidreid, on valitud demokraatia alusel. Ja ma ei räägi praegu poliitikast ega sellest, see on hoopis teine mäng. Aga tõelised liidrid, kari valib oma alfa. Ja nüüd, kui sina peidad oma teadmisi, oma nägemust, oma visiooni, oma oskuseid, siis inimesed ei saa sind valida. Ja tead mis? Kusagil võivad olla need inimesed, kes vajavad just sind, vajavad just sinu tarkust, kes on võimelised ja valmis vastu võtma juhiseid just nimelt sinult. Ja kellega ühendab sind ühine tulevikutee. Ja ainus viis, kuidas need inimesed saavad sind märgata, sind hinnata ja sind tunnustada, on see, kui sa paned ennast välja. Paned ennast mängu.